kolleegid, täna oleme koroonaviiruse olukorra tõttu kõik keerulises olukorras. Töömaht langes kordades, kuid paljude taksojuhtide jaoks on tema töö ainus elatusallikas, samas kui paljudel on mitmesuguseid kohustusi nagu autoliising, hüpoteek, kindlustus ja nii edasi. Kuid ma tahan rääkida mitte viirusest, vaid sellest, et taksojuhtide töömahtu mõjutavad majanduslangused. Toimuvad umbes iga 10-12 aasta tagant ja kes sellistel hetkedel meil appi tuleb? Riik, taksofirmad, äpid. Ja tänases olukorras on mõned ettevõtted vähendanud oma kuumakseid. Riik teeb väikseid maksusoodustusi, kuid see on tilk meres. Äpid ei mõelnud isegi vähemalt oma komisjonitasu vähendamisele. Kas saaksime iseenda aidata? Muidugi saaksime. Juba pikka aega võiksime ühendada ja lisaks sellele, et välistada lisakasumit teenijad vahendajad, võiksime igaks juhuks luua kriisifondi. Tuletan teile meelde, et majanduslangus toimub tsükliliselt, nii et kui alates 2008 aasta viimase majanduskriisi hetkes investeeriks iga ühingu taksojuht kriisifondi kuus 10 eurot, mis on tühine summa, siis nüüd võiks iga ühingu liige saada materiaalset tuge summas 450–500 eurot kuus. Ja see on vaid üks näide ühendamise eelisest.